Tere, mina olen Kirke Vihman. Minu nimi on Elisaveta Vaulina. Ma olen Veera. Mina olen Henrik. Mina olen Kristi. Mina olen Alder. Mina olen Jarno Nurm. Ma leidsin tee läbi oma koolipraktikate, et läksin teist korda õppima magistrantuuri eesti keele kirjanduse erialale ja praktikate käigus ma käisin siis vaatlemas erinevaid tunde, ise tunde andmas ja sattusin ka siia G3-le, siis minu ülesanne oli valmistada need ette proovikirjandiks. Ja siis ma mäletan, et kui ma tulin siia, siis mu esimene mõte oli, et see on täpselt selline koht, kus ma oleks tahtnud kunagi ise õppida, et see oli selline huvitav kogemus ja siis ei läinud palju aega mööda, kus mind juba nagu kutsutigi, et kas ma tahaks tulla, andasin tunde ja ega ma ei pidanud väga kaua mõtlema, et siin ma nüüd olen. Üks minu kolleeg rääkis mulle, et Viimsi gümnaasiumi otsib prantsuse keele õpetajat. Mina kandideerisin ja nüüd ma olen õpetaja siin. Sel suvel ma töötasin keelekoolis vene keele õpetajana ja seal oli VGM õpetaja, kes töötasin paar aastat tagasi ja ta ütles mulle, et praegu siin otsivad vene keele õpetajad ja ta soovitas mulle siia minna. Suhteliselt juhuslikult. Selles mõttes, et kui ma lõpetasin oma eelmise töö koolijuhina, siis mul oli plaan puhata 3-4 kuud ja mitte midagi teha, aga siis selgus, et see ei tule mul kohe üldse välja. Ja siis ma täiesti juhuslikult, kui ma ei eksi, siis Facebookis märkasin kuulutust, et Viimsi gümnaasium otsib inglise keele õpetajat. Ja kuna ma seda tööd olen pikalt teinud ja see mulle väga-väga meeldib, siis ma otsustasin kandideerida ja siin ma olen. Kui päris aus olla, siis minu abikaasa oli siin õpetaja ühiskonnaõpetus ja ajalugu eelmine aasta ja kuna ta asendas ühte õpetajat, siis ta pidi see aasta nii-öelda lahkuma, aga juhuslikult oli siin just vaja inglise keele õpetajat ja ma olen inglise keele õpetaja olnud ja siis tekkiski selline naljakas idee, et võiks kandideerida, et siis teeme vahetuse. VGM idee sai alguse Viimsi koolist, kuidagi nagu loomulik jätk. Viimsi koolis kohtusin mõnede toredate kolleegidega, kes täna on siin ja siis kuidagi nende kaudu siis jõudsin lõpuks VGM-i. VGM-ini leidsin ma tee kuulutusest. Lisaks siis veel sain ka pisut siseinfot või kutsuti nagu siis Arseni poolt, et olin Arseniga kursavend kunagi Tallinna Ülikoolis ja tegelikult juba eelmine õppeaasta siis käisin asendamas ühte õpetajat ka siin liikumisõpetajana ja tegelikult kuna ma olen ise Viimsi kooli vilistlane ja siin Viimsi vallas erinevates koolides õpetanud, siis ma olin juba tegelikult suurem osa, vähemalt poole kollektiivist olin nagu tuttav juba. Ma õpetan eesti keelt ja kirjandust ja meedia 21. sajandi meedia siis moodulist annan ka ühte ainet sissejuhatusmeediasse. Ja miks? No ühelt poolt ma olen võib-olla nagu niisugune praktik, kes ise on meediasektoris töötanud ja tekstide sellise loomega kogu aeg tegelenud, aga teiselt poolt ma arvan, et ma olen lihtsalt ka nende ainete fänn. Olen prantsuse keele õpetaja ja kasvasin üles prantsuse keele õpetaja peres ja oma laste põlvest olen süvenenud prantsuse kultuuri ja prantsuse keelde ja armusin sellesse ja nüüd püüan oma armastust edasi teisele anda. Ma õpetan vene keelt võõrkeelena ja ma arvan, et see on päris kasulik tänapäevas ja mulle isegi põhikoolis meeldis vene keel ja kirjatus ja ma teadsin, et ma tahaksin saada õpetajana. Ma õpetan inglise keelt
Ja miks on päris keeruline küsimus, aga ilmselt kui ma mõtlen tagasi, siis tegelikult inglise keel ja inglise kultuur ja inglise muusika ja filmid on olnud alati sellised, mis mind nagu väga-väga kõnetavad. Ma õpetan inglise keelt ja ma arvan, et ma teen seda, sest et no esiteks ma arvan, et ma oskan õpetada inglise keelt. Teiseks keeleoskus, eriti inglise keeleoskus on siuke huvitav aine, et seal saab igasuguseid muid teemasid ka arutada läbi selle keele. Nii et sellepärast mulle see meeldib, et kui ta oleks ainult puhas grammatika ja mingi sõnade õppimine, siis oleks kuidagi igav, aga kui me päriselt saame ka seda kasutada ja arutada teemasid, mis huvitavad meid kõik, siis on ju selline boonus. Mina õpetan inglise keelt. Miks on hea küsimus? Olen elanud inglisekeelses keskkonnas väga suure osa oma elust. Olen inglisekeelsetes ülikoolides veetnud kõik oma ülikooli aastad, kirjutanud inglisekeelse doktoritöö ja filoloogia, küll mitte inglise keele filoloogia, aga filoloogia on siis osa minu õppimistest ja see on minu tugevus. Ja täna ma olen siin ja õpetan siis inglise keelt. Ma olen siis, ütleme täna õiges keeles liikumisõpetaja. Täna sellest aastast siis esimest korda. Vanasti olin kehalise kasvatusõpetaja ja olen olnud pea 15 aastat ka käsipallitreener, et sport on mulle olnud hingelähedane, ma arvan, nii kaua kui ma mäletan. Ja noh, ilmselt selle tõttu ma nagu leidsingi, et ma pärast keskkooli tegelikult olin segaduses, mida teha. Aga kuna ma tegelesin spordiga nagu hobina edasi, siis ma lõpuks sain aru, et võib täitsa seal ka elatist teenida ja teha seal karjääri. Kõige rohkem meeldivad mulle siin inimesed, et õpetajad on lihtsalt fantastilised. Minu õpilased on väga toredad. Ja kui mul võib-olla praegu ei ole nii palju aega, et hiljem äkki ma loodan tekib seda juurde, siis ma täitsa tahaks käia teiste õpetajate loenguid ja tunde kuulamas. Et kuidagi nagu hästi põnev on, hästi põnevad isiksused on, et kõik see on minu jaoks nagu, mis mulle väga meeldib. Kõige rohkem inimesed, head kolleegid ja toredad õpilased. Ma arvan, et kolleegid on väga toredad ja lahked. Ja õppijad on ka väga töökad ja väga kohustuslikud ja mulle väga see meeldib, et selline töökas atmosfäär. Tegelikult on ikkagi nagu inimesed need, kes on kõige olulisemad ja mulle väga-väga meeldivad inimesed, kes siin on nii koolitöötajad kui õpilased. Siin on kõik väga sõbralikud ja väga lihtne on siin toimetada. Palju on teha, sest et kõik on nii kuidagi aktiivsed oma tegevustega ja huvidega ja see on väga tore. Ja siis alati tekibki selline tunne, et peaks rohkem kuidagi ise ka aktiveeruma, aga noh, ega seda aega ei ole nii palju seal töö kõrvalt ja muude asjade kõrvalt, et eks ma ise ka õpin ja nii, et mul on ka muid tegevusi, aga see kõik mulle nii väga meeldib tööle tulla ja väga kerge on ka tööl olla. Minule meeldib kolleegium. Kolleegid on väga toetavad, mõistvad. Nendega on lõbus, aga töökultuur on paigas. Et inimesed teavad, kui tuleb tööd teha, siis teeme tööd ja kui tuleb naerda, siis naerame. Ja selles mõttes siin õpetajate kogukond on minu jaoks hästi positiivne. No selle esimese kuu põhjal on mitmed asju. On liikumisõpetajate meeskond väga meeldib. Oleme suhteliselt üheealised, kõik on väga toetavad. Kõik on sarnase huumoriga, sarnase tööeetikaga ja kõik oleme suhteliselt väga hästi klapime. Lisaks
mulle meeldib, esmakordne kogemus mul gümnasiste õpetada. Mulle meeldib ka see, et siin on selline, võtab natuke seda õpetaja töökoormust või stressi vähemaks see, et siin vähemalt VGM-is on hästi selline, õpilas on hästi palju endal vastutust ka ja selline, nagu öeldakse, see ennastjuhtiv õppimine. Et mulle see on siiamaani väga positiivne olnud, et ja see tunnidistsipliin on selline automaatne, et kui ma olen harjunud võib-olla algklassidega ka tegelema, siis seal pead hästi palju ise vaeva nägema, et seda korda tagada ja et lasteni üldse midagi jõuaks õpetada. Mul on hästi palju hobisid, aga mulle meeldib mõtestatud vaba aeg, et kui ma midagi teen, et siis milleks, et isegi kui ma logelen, et siis ma võtan teadlikult selle aja enda jaoks, aga muidu mul on 2 koera. Mulle meeldib nendega aega veeta, mulle meeldib perega aega veeta, reisida, raamatuid lugeda, et täpselt kuidagi ma mõtestangi selle enda jaoks nii ära, et mida mul hetkel võib-olla puudu on, siis sellele ma aega annan, et kas ma siis lähen Eestist välja või siis tegelen mingi spordialaga, et sport on ka mind hästi palju nagu elus saatnud. Minu vabal ajal tegelen oma laste ja koeraga või spordiga mõnikord, jalutan või lihtsalt jalutan ja loen raamatuid. Vabal ajal ma mängin kitarri, mõnikord ka lähen Tartusse, sest seal mul on palju sõpru ja kirjutan oma diplomit. Vabal ajal proovin liikuda nii palju kui võimalik, veedan aega perega, aga siis minu suur huvi on muusika, ehk siis ma kogun vinüülplaate ja kassette ja CD-plaate ja kuulan muusikat tohututes kogustes. Loomulikult on pere oluline ja siis on ka sellised mõned üritused, mis on kuidagi olulised. Näiteks meil on selline üritus nagu viimane neljapäev, mis toimub iga viimane, minul ja abikaasal, õigemini abikaasa on see, kes siis selle algatas ja see on juba selline tegevus, mis nõuab natukene, kas või tegelikult ei nõua midagi, võib lihtsalt kohale ka minna, aga kui sul on endal huvi ka kirjutada, siis see kuidagi inspireerib ja selline luuletuste kirjutamine või üldiselt midagi kirja panna, isegi laulda, see on alati siuke tore asi, mis toidab kuidagi hinge. Jah, minu jaoks vaba aeg on väga keeruline mõiste, sest ma olen 3 lapse isa ja 2 neist on väga väikesed, et pluss ma tegelen järeldoktorantuuri projektidega, et seda nii-öelda vaba aega kui sellist mõistet on minu jaoks keeruline lahti seletada, aga ma ikkagi leian hetki, kus ma saan tegeleda asjadega, mis mind huvitavad ja neid asju on palju. Mulle meeldib kiirmalet mängida, mulle meeldib sporti vaadata, sporti ise teha, proovin ikka trenni ka jõuda iga nädal. Mulle meeldib oma laste tegemisi jälgida, nende huviringide spordiga, mis nad tegelevad. Olen muusikainimene, tükk aega mänginud pilli. Nüüd sain endale koju ka klaveri, nii et kui mahti on, siis istun klaveri taha, mõnikord on beebid süles ja proovin nii mängida. Ja mulle meeldib lugeda ja lugeda meeldib mulle ajalooraamatuid ja seda siis kui õhtul, kui juba enne magaminekut võib-olla paar minutit leiab. Nii palju kui seda on, kuna ma hästi palju on võistlusi ja see klubi juhtimine pluss treeneritöö võtab nii palju ajast ära. Aga nii palju on, eks ma meeldib ise trenni teha, ise sporti teha. Meeldib värskes õhus liikuda loomulikult. Meeldib ka sotsialiseeruda ehk sõpradega käia, ma ei tea, igasugused saunaõhtud, sporti vaatamas, käia lihtsalt nii-öelda hängimas väljas. Et ma olen selles mõttes ikkagi noor hing, et üritan olla ka sotsiaalne, aga ma arvan, et see spordi jälgimine ja see kõik võtab ka mul päris suure vaba ajast ära, et see on ühtlasi nagu, kuidas ma ütlen, töö ja hobi käsikäes.
kõik need VGM-i 5 väärtust on nagu väga tähtsad, aga kui ma peaks sealt midagi välja tooma, siis esiteks see koostöö, et minu jaoks on õppimine ja üldse selline õppimine, õpetamine, koostöö, dialoog õpilase õpetaja vahel, et see on hästi oluline. Ja teiseks see kestev areng, et eesti keele kirjanduse tundides, et sa ei õpi nagu midagi ära, sa ei saa midagi selgeks. Et oluline ongi see, et me saame kogu aeg minna sügavamale ja kogu aeg midagi juurde õppida, et see areng, et see kestev areng, et see on ka nagu minu jaoks hästi oluline. Ma arvan, et see on avastus ja kestev areng. Ma arvan, et avameelsus ja abivalvsus, et see sobib väga hästi mulle, et ma olen väga abivalmis inimene. Ma tahaksin pakkuda palju uusi võimalusi õpilastele ja ma arvan, et VGM ka pakub väga palju võimalusi ja abivalvsust. See on hea küsimus selles mõttes, et minu jaoks on üldse väärtused hästi olulised. Et ma ei kujuta ette, et ma töötaksin mingis organisatsioonis, mille kasvõi ütleme 1 või 2 väärtust minu omadega ei ühtiks. Nii et selles suhtes absoluutselt kõik Viimsi gümnaasiumi väärtused ühtivad minu omadega. Ma arvan, et seesama mõtteviis, et kõik see, mis maailm nagu kuidagi pakub meile, tasub ikkagi vastu võtta ja või mitte passiivne olla, et ma arvan, et see on selline väärtus, mida ma olen tajunud siin vähemalt, et see passiivsus ei ole siuke asi, mida väga lubatakse. Sa pead olema aktiivne inimene ja ma arvan, et see on just see, mis mulle nagu kuidagi sobib ja meeldib, et isegi kui mul endal seda aega ei ole, siis on mul hea meel näha, et noored sellises vaimus nagu sellises keskkonnas saavad toimetada. Ja mind kõige rohkem sümpatiseerib see mõte kestev areng, et ma ise ka mõtlen enda peale, siis minu näiteks soov üldse doktoritööd teha oli pigem isiklikust soovist õppida ja uurida mingit teemat enda jaoks põhjalikult, et mitte just selle eesmärgiga, et ma nüüd pean need hinded saama või et ma pean selle töö saama, vaid nagu see isiklik kestev areng. Ja mulle meeldib, et siin koolis pannakse sellele hästi palju rõhku. Ma näen, et nii kooli juhtkond kui õpetajad väga tihti käivad koolitustel, võtavad seda tõsiselt ja ma näen hästi paljud õpilased ka mõtlevad nagu sellele. Neil on selline suhtumine, et nad tahaksid nagu pidevalt areneda. Ma arvan, et number 1 on selline üksteise toetamine. Ma näen seda siin hästi palju nii õpetajatel omavahel kui õpilastel. Et selline avatus, selline üsna nagu võid kõigest rääkida, kui sul ongi midagi, kuskilt vajad abi, sa saad kohe selle, et ei pea nii-öelda põdema, kui on mingi asi, millega sa hakkama ei saa või mingi asi, mis vajab täpsustamist. Et võib-olla põhikoolis, võib-olla mõnes teises asutuses või mõnes teises üldse, ma ei tea, ala ettevõttes, võib-olla mingid asju eeldatakse, et sa juba tead. Aga siin on nagu selline, küsin mitu korda kasvõi ja kõik on okei. Ja eesmärke ma saan kogu aeg kasvõi iga tunni põhiselt, et kuhu ma selle tunniga tahan jõuda. Lisaks on mul eesmärgid iseendale ja võib-olla ühe eesmärgi, mis ma võin välja tuua, et praegu tahaks väga õpilaste nimed selgeks saada, et see on üks eesmärk. Ja selle õppeaasta lõpuks mina tahaksin, et minu õpilased tunneksid rõõmu prantsuse keele õppimises ja nad näeksid selle praktilist kasu ja ilu. Ma arvan, et ma tahaksin saada heaks õpetajaks, et ma saada aru, kuidas selgitada paremini oma materjali, võib-olla saada aru, kuidas teha seda lähenemist õppijatega.
ja ma olen esimese nädalaga sain aru, et kui tohutult roostes ma olen õpetajana, sest ma ei ole sellist nagu, ma olen küll ühte valikainet vahepeal andnud, aga tegelikult sellest, kui ma andsin nagu inglise keele tunde, on 5 aastat möödas ja ma tunnen ennast nagu algaja õpetaja. Nii et minu eesmärk on see selline endine enesekindlus tagasi saada ja tuletada nagu meelde see, mis see õpetajaks oleks siis on. Jah, loomulikult eesmärgid on toredad, aga minu eesmärk on alati asju lõpuni viia. Et see on kuidagi põhieesmärk ja kõik, mis tuleb juurde, et kui ma suudan seda ära teha või kui selline asi on võimalik saavutada niimoodi, et sa ise ka ei lähe katki, siis on juba väga tore ja kui veel juurde tuleb mõni hea emotsioon või sihuke edutunne, siis see on ju ainult boonus. Aga see võib-olla ei ole kõige parem nüüd nõu, aga mulle meeldib nagu madalaid ootusi endale seada selle jaoks, et ennast ületada alati ja see võib-olla on natuke salakaval viis, kuidas lihtsalt ise nagu mitte siis ära põleda. Ja minu eesmärk on siin VGM-is ennast täielikult sisse elada, võimalikult palju tööd saada siis paberivabaks ja peamine eesmärk on ikkagi, et need õpilased, kes mul täna on, siis et nad aasta lõpuks oleksid oluliselt julgemad oma keeleoskuses, oluliselt enesekindlamad ja arukamad, teadlikumad, et kõik see on minu jaoks oluline. Esimene eesmärk oli lihtsalt harjuda, sisse sulanduda, siin on meil nüüd ka uus jalgpallihall kasutusel, kogu see süsteem on minu jaoks uus, igasugused moodulid ja sellised hindamissüsteem natuke teistmoodi, et ei ole tuimalt 1, 2, 3, 4, 5, vaid selline tagasisidestamine on, ma arvan, ka olulisem. Igasugused protsendid ja muud asjad. Ja eks ilmselt põhiline on lihtsalt see aasta mõnusalt vastu pidada selliselt, et ma ise nagu naudin igat tundi, annan igasse tundi ise maksimumi, et õpilastel oleks säiliks see liikumisrõõm, et kahjuks ma näen enamus klassi 1 korra nädalas ja et nad saaksid sellest maksimumi ja et neil võib-olla mõnele suudan äkki isegi tekitada huvi mõne spordiala või liikumise vastu nagu enam, et see on nagu põhiline. Ma sooviksin, et õpilased ise nagu, et nad mõtleksid sellele, et kõik on neis endas olemas, et nad usuksid ise endast, et minu meelest see on kõige tähtsam, et me siin koolikeskkonnas olemegi ju selleks, et siin katsetada, õppida, uusi teadmisi saada, et isegi kui on olukorrad, mis vajavad võib-olla pusimist ja on raske, et siis see usk säiliks, et ma olen võimeline neid asju lahendama, et see on nagu kõige olulisem. Bon chance et bon courage. See tähendab julgust ja edu. Nad on väga toredad, tublid ja nad panevad väga palju jõudu, et saada hakkama siin. Ja mulle see väga meeldib. Minul on sellega see, et kui keegi mu käest küsib, et kas ma soovin midagi öelda, siis ma tavaliselt vastan, et ma ütlemise asemel ma soovin tegelikult kuulata. Ehk siis mulle see meeldib rohkem, aga võib-olla nagu üks selline põhimõte, millest mina alati lähtun, mis ma arvan on selline, mis sobib kõigile, on see, et kui kahtled, püüa olla hea. No, minu õpilased on kõik 10. klassi õpilased, kes on hästi... kes on samas paadis nagu mina, et esimest korda siin koolis. Nii et mina ütleks neile lihtsalt, et võtke rahulikult ja ma arvan, et me kõik saame asjad kenasti tehtud, ärge muretsege liiga palju, aga samas üritage ikkagi pühenduda asjale, et laken, nagu öeldakse. Ma ütlen oma õpilastele seda, et laske ennast aidata. Et mina olen siin selleks, et luua töökeskkond, mina olen siin selleks,
et aidata, et anda nõu, et anda tagasisidet ja see aeg, mis te siin veedate, on nii lühike, et laske ennast aidata. Me oleme siin selleks ja kui te kasutate selle võimaluse ära, siis ma usun, et sellest on tulevikus väga palju kasu. Eks ma oma õpilastele ütlen ka, et mis on kõige tähtsam, et tulge samamoodi tundi maksimaalselt andma, kuna teil maksimaalselt panustama, et kuna teil on tõesti ainult korra nädalas see tund ja kindlasti ma oma õpilasi tahaks kutsuda käsipalli vaatama. Minu jaoks on see väga oluline, et ma tean, et väga hästi siin õpilased käivad korvpalli, jalgpalli vaatamas, et ma loodan nüüd ka tullakse käsipalli rohkem vaatama. Ma tahaks kindlasti, et õpilased oleks minuga ka ausad, tuleks räägiks. Ma tean, et on palju sportlasi ka minu rühmades, et kes ma olen neile ka esimesest päevast rääkinud, et tulge rääkige ausalt, kui sul on suur koormus, mida iganes, et me saame võib-olla selle liikumistunni arvelt teha mingeid kokkuleppeid, et seda ma kindlasti toonitaks neile. Aitäh! 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 Aitäh sulle! Aitäh! Aitäh!